puuke on sel suvel eriti palju ning on üllatav, kui palju ehmatust võib põhjustada üks pisike mutukas. Tallinna Ülikooli taimeökoloogia dotsent Tiina Elvisto. Miks osad puugid kannavad haigust ja teised mitte? Haigustekitajad, viirused ja bakterid on puukide näol leidnud endale vägeva abilise. Puugid passivad kannatlikult oma sihtmärki ja viivad sihtmärki haigustekitaja. 2025. aastal läbi viidud uuringu kohaselt kannab Eestis borrelioosi 1/3 puukidest, puukentsefaliiti vähem kui 1% puukidest. See on meie õnneks, et kõik puugid haigusi ei kanna. Puukide arvukus ühes kohas sõltub sellest, kus liiguvad ja pikutavad nende peremeesloomad nagu hiired, metskitsed, rebased, koerad, kassid. Seal on puuke palju. Enne kui soovime minna puukide elupaika, siis tasub ennast lõhnastada nelgi, kaneeli või mõne muu õliga, mida puugid pelgavad. Kui aga soovime kaitset rohkem kui tunnikeseks, siis sobivad paremini apteegist saadavad pihustatavad preparaadid. Kui aga keegi tõesti kardab kõrge rohuga kohta, siis ei pea ju sinna minema. Aga miks mitte proovida? Seal on kena ja mõnus.